võiksin kõõluda maailma serval ja võiksin rääkida tühistest asjadest. Naised, 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 naised teie jaoks. Naised, 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 naised teie jaoks. Riho. Mehed, olge naiste vastu head. Mehed, miks te olete seal? Ma ei tea. Mehed, olge naiste vastu head. Naised, naised, kui te taha, et mehed oleks seal. Naised, naised, olge meie vastu head. Naised, naised, kui te taha, et mehed oleks seal. Naised, naised, olge meie vastu head. Mehed silma ei jalune. Et sinu ilusad sinised silmad mul võitsid südame. Naised, 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 naised teie jaoks. Naised, 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 naised teie jaoks. Naised, naised. No nii, tere sõbrad. Tervist. Tere. Mina olen Madis. Juhan. Heimar. Et aasta on möödas ja oleme tehniliselt siis edasi läinud ja oleme pildis, eetris pildiga. Ja heliga. Ja heliga, jah. Jah, ja kes vaatavad Elioni digitaaltelevisiooni, siis kanalilt 314. 314, jah. Peaks saama. Kus saaks, peab saama vaadata. Ja kordussaated igal laupäeva hommikul kell 10 Alo TV-s, et vabandame Erki Kõlu anekdoodi austajate suhteliselt. Jah, selle asemel on siis need asjad. Ja kes elavad rohkem internetis, siis otsige Eneseabi ring YouTube'ist, Twitch'ist, Facebook'ist, kus veel käiakse. MySpace'is. MySpace'is. Jah. Aga millega alustame, Heimar? Ega nagu ikka traditsiooniliselt vaate küsimustega ja mul on siin kohe mõned küsimused on saabunud, et Paul Järvakandist kirjutab arvutialane küsimus. Kas see oli ka see eelmine aasta oli sama Paul? Kui sa nüüd ütled, siis mulle tundub, et täpselt nii see oli, jah, et tal on täpselt sama mure. Ta ei leia escape nuppu üles. Escape nuppu. Mis me teeme? Ma arvan, et näitlik. Jah, kuna me oleme täna küll pildiga eetris, siis ma näitan siis Paul sulle ja ka teistele televaatajatelt, et Johan äkki aitab. Aitan, jah, ma aitan seda hoida siis. Et escape nupp, et põhiline arvutil on tegelikult 2 nuppu. On enter, ehk siis nagu millega on yes ja teine on iir. No iirt mul siin praegu ei ole. Ja kui ei saa siis, mis ta probleem oli? No ta ei leia escape nuppu üles. Escape nuppu. Ta tahab nagu tagasi saada siis, jah? No vahet pole, tegelikult ju abi on alati ühene. Tegelikult kui sa arvuti kätte saad, siis need, kui ma kohe ütlen ära, need ülevalt nupud, F11 ja need asjad, need põhimõtteliselt, need ei ole üldsegi vaja. Ja uuel arvutil koheselt võtad musta teibi, paned need kinni, mingit jama nendega ei ole. Ja siis käega üle niimoodi. Ja käega üle. Ja teine asi on ikkagi, kui midagi arvutiga juhtub, siis on põhiline asi on ikkagi aku tagant ära. Need on 2 seda nuppu. Nii. Ja, tõstad üles, näe. Tõstad ära. Aku tagant ära, natuke aega sees, paned aku tagasi ja saad uuesti. Kusjuures juhin tähelepanu veel ühel vaissal, võta nagu sülle asendisse. Et näete, et siit justkui jäid tilbendama need teibid, ei jääb niisama tilbendama. Pane sülle. Nii. Sa pannad endale jala külge kinni ja sul ei kuku sülearvuti süllest maha. Tõesti väga praktiline. Nii, et peale hakkame sulle Paul. Oli Paul. Paul Järvakandist, jah. Paul Järvakandist, jah. Nii, kiirelt vastatud. Järgmine küsimus on Rein Tõstamaalt. Tõstamaal meil kus Pärnu kandis. Pärnu kandis, jah. Et tal ei ole eriti raha, aga tahaks endale teha Ambilight telekat. Ambilight telekas on siis telekas, kus on valgus taga. Valgus on nagu taga taustal. Madis, äkki sina tehnikainimesena jätkata? Jah, et see on väga lihtne, et meile saingi oma vana tuttavaga kokku Vahuriga ja tema rääkis mul kiirelt ära, kuidas saab Ambilight telekat teha ise väga lihtsalt.
võtad ühe tavalise pirni ja paned selle nagu televiisori taha ja siis televiisori taga tekib siuke nagu kuma ja põhimõtteliselt ongi sul Ambilight televiisor. Näiteks kui tormidega läheb elekter ära, siis võib küünla teleka taha panna. Ja saab ikka telekat vaadata küünla. Maks 5 eurot eelarve ja sul on Ambilight telekas olemas. Ülejäänud, ma ei tea, mitu sada, mis kokku hoiad, sellega võid teha midagi muud. 800. Osta teise teleka ja teha veel ühe Ambilight teleka. Tegelikult saab isegi müüma hakata. Jah. Pealehakkamist. Lihtne. Aga kas täpsustan veel, et kas pirn, mis sinna taha panna, see võiks LED olla? Jaa, võiks LED olla 6-vattine, et see ei võta nagu voolu ka, et pane põntsu rahakotile. Nii, ja veel, meil on, ma vaatan, siin on, inimestel on nagu natukene rahakotirauad aasta lõpus vist pigistavad, et Jevgeni Raplast ja on mures, et Raplas ei liigu hästi palju ka e-sigaret, et kas neid on kuidagi võimalik ise teha? Ja Juhan äkki siin. Mina kui vanem suitsetaja, ma olen ise teinud umbes 1500 e-sigaretti endal. See on kõige lihtsam on, et sama probleem oli alguses e-kirjaga. Et kuidas saate e-kirja? Kõige lihtsam võtad kirja, teed pildi, skaneerid selle arvutisse ja saadad meiliga endale. Nii, ja suitsuga on samamoodi, võtad suitsupaki, teed pildi. Kas pakist või suitsust? Võtad, kuidas sa tahad, et kas sa tahad, et tervet pakki, tahad ühte sigaretti, teed pildi, saadad e-mailiga ja juba on sul e-sigaret olemas. Et kohalike lehte vaadata või kuskil, kui näete, et keegi e-mailib vanne, siis samamoodi tuleb kohale, teeb sul vannist pildi ja saadab e-maili ja ongi vain e-mailitud. Väga super, jah. Tundub väga lihtne ja jälle säästuprojekt, jah. Sest see ajab nagu tihtipeale segadust, et mõnikord on, tahetakse, et e-sigaret, et see on kuidagi nagu elektriga seotud, hakatakse neid suitse, hakatakse seinakontakti panema. See põleb lihtsalt ära kiiresti ja tuba on suitsu täis ja asi seegi samas. Asi seegi, jah. Võt nii. Väga pealehakkamist siis. Praegult siin aasta jooksul saabunud kirjadega on enam, üks kiri tuli nüüd kiirelt veel, et siin 4 kirja aastaga juba. Jah, tõepoolest. Tihe kirjavahetus, et see siin sellele, kusjuures see on täienduskiri sellele esimesele Pauli kirjale ja küsib nüüd ta on nüüd arvuti küsimus. Arvuti küsimus, jah. Toomas nüüd küsib siis sellise küsimus, et vabandage väga, et temal ei ole arvutil võimalik akut järelt ära võtta. Et mis see antud juhul nüüd teha siis? Jah, mul siin ei ole käepärast, aga mis ma ütlen, et Toomase, et ära uhkusta Toomas. Mina teeks ka Toomas, et ära uhkusta. Me teame küll, mis arvuti sul on, eks ole. Minust võiks lihtsalt arvutiga kinni teipida. Jah. Ma ei tea, pane niisama seinale või midagi. Vahepeal ütlen seda, et siin näeme ka neid vaatajanumbrid, et meie vaatajate numbrid on juba kuskil 120 000 ringis, ütleme, viimati Eesti, ütleme, telekanalit nägid, kui see Keskerakonna kongressi lõpp oli, kui see siis sellised numbrid, jah? Ja ta põhimõtteliselt teeb tuule alla siis praktiliselt kõikidele saadetele. Aga serverid peavad vastu, ärge muretsege. Üks vaataja meil on Lätist. Lätist on vaatajaid, jah. Ja kuidas meil on meil veel vaataja küsimuse või? Mul on tegelikult endal on küsimus, mulle Allan Jott Soomest, kes on vist Turku eneserahuldajate klubi president, saatis ka meile tervituse juba siin. Tema on mul saatnud ka ühe õlle Soomest ja kuivõrd mina olen pudeli õlledega harjunud, siis Madis, kes on paar päeva vanem minust, on elukogenum, oskab näidata, kuidas selle lahti saaks teha. Et sinu probleem on selles, et sa ei oska avada purgi õlut. Ei oska purgi. Sa pole ennem näinud. Kas selle jaoks on vaja üldse avajad näiteks spetsiaalselt? Ei ole vaja avada. Ütleme, purgi õlle avamine tegelikult on väga lihtne, nagu näete, siin peal on siuke nagu liblikas. Põhiline, et see liblikas panna niimoodi ette, ehk siis nagu sõõrme alla. Kas kuidagi mulje pea alla saama algul või? Rahu, ma räägin sellest nii. Natukene tõstad selle juba nagu üles selle ääre, et sa saad nagu siia konksud küüned taha, ütleme niimoodi. Ja põhiline purgi õlle avamisel on see, koputad alla, mullid lähevad alla, vaatame, kes koputas ja teed ülevalt lahti, näete, mingit vahtu midagi tule. Alkoholismi, ei propageeri, aga näed, osa mullid ikka tulid üles juba vaatama. No see on, sa liigutasid valesti. Aga jätame siis Juhani õlut jooma ja läheme esimesele muusikalisele vahepalale. Kohtumisele. Ja ühest ansast pilgustult nii väärele ma lõi, sind mu juurde tõi.
kõrvale jääksin nende päeval ja ööl. Aasu puudutus uueks mind muudab taas, sulle kuulun vaid ma. Ei soovi, et lahkuksid veel, mu kõrvale jääksid nende päeval ja ööl. Aasu puudutus uueks mind muudab taas, sulle kuulun vaid ma. Ei soovi, et lahkuksid veel, mu kõrvale jääksid nende päeval ja ööl. Aasu puudutus uueks mind muudab taas, sulle kuulun vaid ma. Ei soovi, et lahkuksid veel, mu kõrvale jääksid nende päeval ja ööl. Aasu puudutus uueks mind muudab taas, sulle kuulun vaid ma. Ja nii, oleme tagasi. Ja läheme esimese sihukese pikema teema juurde. On inimesi, kes usuvad, et on olemas absoluutne tõde, ja on inimesi, kes usuvad, et on olemas Jumal. Meie usume, et on armastus. Ja mul ongi au siin tutvustada Baltimaade ja Skandinaavia, kuidas su täpne nimetus on siis? Kirjutav manager, stsenarist ja fännklubi sajandi armastus president Johan Nöps. Siinpool Uraale. Või president Siinpool Uraale. Ma tõesti kuuleksin huviga natukene sellest seriaalist, et ma tean, et ta käib ja seda vaadatakse palju, et kas teed ka väikse sissejuhatuse kogu nendele tegelastele, isegi kes on meil siin natuke selja taga näha? No enne kui hakata rääkima sellest, et mis see sajandi armastus tegelikult on, ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et sajandi armastus tegelikult on meist siit samast endast mööda käinud lähedalt. Et armastus, et see ei ole mingine kauge idamaide asi, vaid 3 nädalat tagasi eetris olnud sajandi armastuse osa oli minu poolt kirjutatud stsenaariumiga ja filmitud siinsamas Viljandi lähedal Mustlas. Mustlas, vaat täpselt, et ma olin sellest natuke teadlik, aga ei olnudki mulle volitusi sellest rääkida, et kuidas need võtted läksid, kas oli ka Eesti näitlejaid, ma saan aru, et kogu stsenaarium oli kirjutatud siis sinu poolt ja filmitud Mustlas. Jah, et seal ütleme siis selle osa lõpusseen, kus siis Bayezid, prints Bayezid võitis Vikinglot aasta loosimisel, võitis Volvo XC90, see jäeti välja, et ajaloolist tõde mitte nagu väga moonutada, aga sisuliselt kui see ettepanek Türgi poolelt tuli, nad olid näinud meie suurepärast filmi Maie ja Valdur saavad jalad alla, mis oli ka Mustlas filmitud. Nende võtteplatsid väga pakkusid huvi, lummasid, Soe tankla, Suislepa kant, Võrtsjärve äär, kõik nagu sobis, seal lahingseenid, mereväe asjad, Aga kas see pilt, mis meil siin taga on, et see on nüüd ka see sama Mustla võttepäevadel tehtud, jah? Võt, mul ongi väga, see mees on siin mul tegelikult väga tuttava näoga, ma olen teda Mustlas näinud seal Poeres, et saad sa nüüd tutvustada natuke näitlejaid, et kes on nüüd Mustlast, kes on Viljandist või Eestist ja kes on nagu mujalt, et ütleme, see kõige vasakpool. See on veel üks poiss vahel. Kas on Justin Bieber, ei ole see? Ei ole, need on printsid, vennad. Et Sheshaded, need on troonipärijad. Et kui üks peaks ära surema, siis saab teine troonile. Et see vanem härrasmees, see on tegelikult... See siis siin, jah? See, jah. See mustlamees, jah? See tuutuga. Aga mis ta näitleja nimi on? Ta on Elmar, ta on tegelikult siin Viljandi tarbijate kooperatiivi kaubamaja see kojamees on ta. Et tal on siuke uhke peakatte pandud. Filmis ta algul mängis siis Kadi Effendit ja nüüd on ta vist peaks olema Ebussuud Effendi peaks siis olema kohtunik, et kui algul ta oli siukene madalama astme kohtunik, siis nüüd on ta peaks juba olema nagu meie mõistes riigikohtu kohtunik. Aga siin Eimari selja taga, siis need on Sheshaded ehk troonipärijad. Naisterahvad, jah? Ei, see on siis see on Mustafa, prints Mustafa. Nii. See on tema ema Mahidevran. Ütleme niimoodi, et
kui siis minu selja taga on sultan, et kui sultan peaks surema, siis tema on vanim poeg, tema peaks teoreetiliselt saama Eimari selja taga oleb see siin käe juures, jah. See, ma kogu aeg lähen kuidagi pooled. Tema peaks saama tegelikult peaks saama tema siis troonile ja tema emast peaks saama valiide, mis tähendab siis troonipärija emat, elus olevat emat, et kui troonipärija ema on veel elus, sellel ajal, kui tema poeg saab troonile, siis tema muutub valiideks, eks sultani emaks. Aga milles see seriaal nagu, see osa, mis nüüd Musta sünniti, milles see nagu rääkis üldse, see sinu kirjutatud stsenaarium? Noh, tegelikult seal oli nii ühte kui teist. Nii ühte kui teist. Ütleme niimoodi, et ühe troonipärija, keda vist pildil ei ole. Ei ole, jah? Seda ei ole, jah. See vist jääb kuskil ta ei kuhugi mustasse vist. Sinna kuskile Madise selja taha, sinna nurga peale. Mul oli see Justin Bieber ja see Mustla poiss. Mustla mees, see eteka Mustla mees, Muide, kiire vahelepõige, et kes tahavad, siin ju filmitakse veel neid osasid, eks ole. Facebookis on grupp, tahan saada näitlejaks, muidu suren. Pange ennast nimi kirja, saate järgmisse osasse. Soovite kasvatada abememeestel ja naistel. See peaks olema Helmes filmitama seal Helme Rossi varemetes. Ja seal tuleb üks osa, kus siis sultani armee hakkab ründama Vatikani. Aga millest see seriaal nagu üldse räägib? Et mina tean, et nad ei taha ise seda niivõrd palju vaadata. Et kuidas sina sinna sattusid? Kas sind sunnite seda vaatama või su naine vaatas? See on tegelikult nagu popmuusika kuulamine, et esimene kord sul lugu ei meeldi ja kuulad 100 korda ära, siis hakkab kummitama. 100 osa korraga? 100 osa korraga ja kõiki niimoodi järjest uuesti vaadata, ütleme 10-15 korda. Mitu osa sa juba vaadanud oled? Ma arvan, et ma olen vaadanud rohkem, kui neid tehtud on, sest ma olen neid osi ka, mis veel eetrisse paisatud ei ole. Mis üldse pole tehtudki veel? Mis pole veel valmis mõeldud? Mul on osa on nagu paberi peal, osa on nagu mõtetes on, ja ma olen neid ka juba oma vaimusilmas näinud, jah, et ega see... Aga sa võid anda mingeid vihjeid ka, et mis saama hakkab? Nagu igal seriaalis ikkagi... Just, et praegu, mis on aktuaalne, nüüd ütleme, et mis on praegu meil siin Eestis nähtav, et mida sa nagu prognoosid, et mõned on siin vaatajad, kindlasti vaatavad seda, et mis nüüd võiks juhtuda, mis võiks kulmineeruda seal? No esiteks vanim troonipärija, varsti saab surma, loomulikult oma isa käe läbi, seejärel hukkub, nüüd, kes see sinu selja taga see meesterahvas oli,
tema kurvastusest sureb ära, ütleme ETK Vellikutt, jah? jah, ETK Vellikutt, tema niikuinii sureb vanandusse ära, varem või hiljem. Pärandusse? Vanadusse. See kutt saab surma. Niimoodi vaatama tegelikult. Üks see kutt. see kutt, tema tapetakse lõpuks ära, siis sureb tema ära ja kõige viimasena sureb siis ütleme. Jah. Aga vaat selle Fatma kohta, ma tulen eest ära. See jah. Tema ilmselt sureb ka mingil hetkel või pagendatakse. Muidugi nii kuidagi on morbiidne. Samas sajand on väga pikk selle ajaga surevad. Seal jõuabki väga palju inimesi ära surra, jah. Et see on eluline ja ütleme niimoodi, et darwinism ütlebki ju seda, et surm on evolutsiooni seisukohalt pöördumatu nähtus ja sellega tuleb leppida. Et ka paljud vaatajad on hinge heitnud juba seriaali vaadates ja... Kas ta läheb pikemaks kui Tallas või? Ta juba ongi vist pikem, jah? On ka pikem või? Mingi paar sentimeetrit, see on nagu millimeetrite mäng praegu, aga ta võiks olla pikem, jah. Aga mida ma isiklikult soovitan, YouTube'is on olemas nagu originaal türgikeelsed versioonid, et ei pea lugema mingisuguse Mait Malmsteni ja kes iganes seal peale lood, te ei pea vaatama nende niimoodi juhuslikku tõlgete asju, vaadake seriaali originaalkeeles, mina ise kirjutan ka ju tegelikult stsenaariumit türgi keeles, samas tõlketööd türgi keelest eesti keelde. Aga mina tahaks niimoodi, et see Mait Malmsten oli ta nimi, tuttav nimi, et ta võiks peale lugeda türgi keeles, sellele. Et kui see mees nagu ütleb midagi türgi keeles, siis Malmsten ütleb ka türgi keeles. Nii, korra segan vahele, meil on tulnud esimene kiri või õigemini siin meil on chat seal Twitchis, kus te vaatate kuskil siin, paremal pool servas on chat ja on küsimus tulnud, et kes on Lütfi Paša? Kus on Lütfi Paša? Kus on, vabandust. Kohe saab aru. Mina isegi ei osanud küsimustki. Sina arvasid nagu juba see... Lütfi Pašaga oli selline lugu, et Lütfi Paša jäeti siis ühe sultani õe poolt jäeti kuivale pikaks ajaks. Ta kibestus, nagu ikka keskealised mehed tihtipeale hakkas easy jazzi kuulama ja loomulikult ta pagendati. Kas ta on mustlas? See oli selles mustla osas juhtus see. Et mul oli raske neid ridu kirjutada, aga elu oli selline, et tuleb ikkagi meeles pidada, et seriaal põhines ju mis ta oli? Lümfi Paša? Lütfi Paša. Mitte segame, Lümfi Paša. No Paša, ütleme, on nagu meie mõistes ministrid. See on mingi toit, ei ole? Taavi Rõivas on siis Paša põhimõtteliselt. No jah, tema on ikka üles Anhašekleri maailmavalitseja. Paša, ütleme, on siis... Aga kui nüüd ütleme, need tegelased tõmmata Eesti mastaabis, ütleme, kuidas need oleks? Kes see kõige suurem vend oleks? Siis see kõige suurem vend ongi siis... Tema oleks nagu Taavi Rõivas, jah, Aabemega Taavi Rõivas. Ülem Paša. Aga see mustla mees valge mütsiga on siis... Tema oleks siis, ütleme, Riigikohtu kohtu esimees. Kohtunik, õigus. Aga troonimärjad, kes need on? Siis nemad oleks, ütleme, nagu ministrid ikkagi. Bensiinitankijad ja need. Ütleme niimoodi, et siis kõige vanem poiss, tema, ütleme, oleks nagu Riigikogu esimees. Midagi sellist. Aga ühesõnaga selle Lümfi Pašaga, et kui te näete Suislipa kandis mingit niisuguse turbaniga venda, siis ärge muretsege, et tema see ongi, jah? Ja siis Hürrem, ütleme, oleks nagu meie mõistes siis Luisa Värk või Evelin Ilves. Või mõlemad kokku. Ütleme, mõlemad kokku isegi oleks niimoodi. Aga me tõmbame siit selle teema siis natukene kokku ja läheme väiksele muusikale, selle palale peale, mida oleme etris teemaga. Uue teemaga, jah. Ei, teema on meil seljakotiga Euroopasse, nii et rännuhuvilised. Jääge lainele.
tere tagasi. Ahoi. Nii, uus teema, armastuse teema on nüüd kõrval ja uue teema kiri on siis tulnud Kadilt ja Mikult, kes plaanivad minna seljakotiga Euroopasse rändama ja küsivad näpunäited. Head teed minna! Sama. Just. Sama. Sama seis. Minge. Aga ütleme selle rändamisest ja ütleme praegusest reisimisest ma ikkagi tooksin sellise asja välja, et ei tasu reisida sellistesse kohtadesse, kus Wi-Fit pole. Wi-Fit. Ja ei saa postitada, ei saa mitte midagi teha. Et olekski küsimus, et kuidas nüüd ära tunda Wi-Fit üldse? Ütleme, Antarktika, Arktika, null. Täiesti mõttetu. Aga kui te lähete kuhugi, kus on Wi-Fi, siis on küsimus, et kuidas õiget ära tunda. Näiteks, kui te lähete meie põhjanaabrite juurde Soome, siis seal on tihtipeale võimalik Wi-Fi ajada sassi. Hästi levinud naise nimi on Wi-Fi, Soomes tuleb välja. Wi-Fi Lemminkäine peaks ta nimi olema. Ja ta on Soome kõige otsituvam naine. Kuna otsitakse Wi-Fit kogu aeg. Minul endal on olnud selline lugu, et olimegi siin kontoris ja tundsin nagu mingi krabin käib, vaatasin, tegin arvuti lahti ja vaatasin, mingi Läti Wi-Fi läks mööda. Oli läinud nagu. Sain veel korraks peale, sinna Wi-Fi võrku vaatasin, et vist peaminister lasti kummid tühjaks või midagi, mingi uudis seal oli ja läinud oligi. Läti Wi-Fist said sa aru siis täpsemalt? No Läti Wi-Fi tunneb ära, neil on S-täht on igal pool lõpus. Wi-Fis on Läti oma, ei. Jah, kui on Wi-Fis. Kui te just selle Lätis, ärge Läti Wi-Fit proovige. Kuidas sul, Johan, on Wi-Fidega? No oskad sa defineerida, et sina oled ka Wi-Fi asjatundja, et on ta siis nagu füüsiline või kuidas teda üldse nagu tunda, et mis elukas see Wi-Fi on? No algne Wi-Fi oli ju siuke amorfne, ütleme siuke, ta ei olnud nagu päris tahke, ta ei olnud päris vedel. Ta oli siuke pigem siuke oranžikas uduvihm oli, mida oli ühest küljest nagu kerge voolida, aga teisest küljest ta kaotas ka kiiresti kuju endale. Ja tagasi on netti ka vist. Jah, õhurõhk mõjutas. Ei, sellega netti ei saa. Nagu päike välja tuli, oli kohe läinud. Et see oligi, et kui sa leidsid tänavalt, ütleme, siukse amorfse Wi-Fi püüle, sa panid oma laptopi või rüpperaali panid sinna sisse ja siis lõi korraks selle nagu levisagedus oli ülesse, aga kui ta natuke pikemaks ja päike välja tuli, siis Wi-Fi oli väga nagu kärme kaduma. Kuidas ise teha käepäärsete vahenditega Wi-Fit, ütleme, et oled läinud kuskile, ma ei oska öelda, kus sa kus ei ole, jah? Jah, kus ei ole, näiteks lähed, ma ei tea, kus Eestis, kus ei ole üldse Wi-Fit, Kõige lihtsam on see, et võtad kaasa enda selle vana, kindlasti kõigil on olemas siukene vana raadiomängija, kes klapp pealt lahti, see oli plaadimängija. Isegi ei pea FM sagedust. Ei, seal oligi see, et on need ultralühilained on, mis levivad väga kaugete maade tagant ja mille nagu sihtpunkti on võimatu kindlaks määrata, see on nagu lühilainete eripära erinevalt siis ütleme tänapäeva 4G-dest ja 5G-dest, mis meil siin tulema hakkavad. Selle paned lükkad vooluvõrku, seal tihtipeale tuleb ära vahetada see metsas lihtsalt otsid mõne puukillest mõne pistiku, pistid sinna voolu sisse. No kui pistikut ei ole, siis ongi niimoodi, et tõmbad selle kaabli kaheks, paned ühe pealt kuuse külge, teise pealt lepa külge, siis ta hakkab ise nagu voolu tootma. On nagu tähtis ka, et kas 6 on pluss või miinus? 6 on pigem pluss, jah, sest ta nagu kleepub rohkem. Et siis on tegelikult ka metsas on väga lihtne elektrit teha siis. Jah. Ja kui sa ise teed Wi-Fi, siis on ju tegelikult hästi lihtne, et siis ei olegi vaja valet ära tunda, see on ise tehtud, on alati õige, on ju. Jah, aga ütleme niimoodi, et tänapäeva arvutid on ka nii nagu targad, et nad kohe ju, kus sul uus võrk on leitud, ta annab kohe sulle teada, et näed, et leitud metsa Wi-Fi, leitud kuuse Wi-Fi. Kuuse Wi-Fi, lepa Wi-Fi, jah. Et metsas oli palju. Et igihaljad puud nagu annavad alati paremat Wi-Fit, kui siis nagu... Ja osadel Wi-Fidel, kui te leiate mingisuguse, hulkuva Wi-Fi nii-öelda, siis osadel on parool peal. Et see on 4-0, see on kogu aeg. Tavaliselt on kas see 4-0 või on parool 1-2-3, kui on keerulisem parool. 1-2-3-4. 1-2-3-4, jah. Ega telefoniga on sama, kui sa leiad telefoni midagi. 4-0 või? 4-0, 1-2-3-4. Mul on näiteks isegi pangakood, keegi leiab minu kaardi ja 4-0. Mul on keerulisem number, aga ma kraapisin ta kaardi sisse, et meelde jääks. Väga hea. Ja alati ütleme pangakaartide juures tasub kanda mingit paberit või midagi, kus on see parool peale kirjutatud. Kõige lihtsam sisse kraapida. Kraapida, jah. See paberilipaks kaob ära üldse. Täpselt. Madise auto, see heleroheline Opel on praegu Viljandis Kaubamaja taga parklas, ta on uksed lahti. Pangakaartid on kohe siin selle käigukasti juures.
on krediitkaart, pangakaart ja siis oli mingi Soome mingi kaart, aga see peaks mingi 20 tonni peal olema. Sularaha ka veel. Et kell vaja on, minge sinna Viljandi kauama taha, sealt saab siis parkast, tehke uks lahti, võtke need kaardid. Mul ei ole seda vaja. Detsember on siuke andmisaeg. Minge võtke ära, pange pärast kaart tagasi. Võta, aga pane tagasi. See on nagu olnud siuke moto, jah. Võt jah, aga... Mul tuli vahepeal meelde veel, et näiteks kui te sõidate kuskil autoga maantee peal ja teil ei ole omal, maantee peal on raske alati wifi kätte saada, eks ole, siis kui te näete mingeid neid sebebussi näiteks sõitmas, siis sealt võib saada seda sebe wifit. Sõidad lähemale, ütleme, on ju lihtne, sõidad bussi taga, mingi pool meetrit on vahel ja oled wifis. Wifi nimi on sebe, selle järgi tunnete ära, et kui on mingi muu nimi, siis ei ole sebe wifi. Sebel ei ole, siis ei ole 4-0 ega 1-2-3-4, nende parool on sebe. Nõrga B-ga niimoodi. Jah, või kui sebe ei ole, siis on tagurpidi, on ebes. Ebes, see on juba keeruline. Ei, sellepärast meie saade ongi, et anda näpunäiteid. On meil mingit lugejakirja veel tulnud, et kas tahab keegi veel mingit näpunäiteid saada? Ma vaatan, jah. Mis sa viimasel ajal leiutanud, Juhan, oled midagi? Robotexil sa ei lähe või ei käi seal? Ma olin väljas tegelikult, mul oli eraldi boks Robotexis. Ta oli... Ma kasutasin ühe väikse Eesti firma nime, Robotegi boksis Elion oli see nimi. Ja oli siuke telefon ilma nuppudeta. Seal oli kuidas seal helistada saab üldse? See on niimoodi, et sa puudutad seda ja siis seal tulevad nagu hakkab helendama ja siis tulevad numbrid ja siis sa vajutad seal. Et sellist asja ma ise tegin selle mingi nimi on ka tallis ilma nuppudeta telefon. Ilma nuppudeta telefon, jah. Et paljud, inimesed on harjunud, et on siuke nagu ümmargune aukudega ketas, siis seda keerad. Aga seal ütleme seda ketast ei ole, plaat siuke, vajutad sinna peale. Ja ma arvan, et see on ikka täiesti uus tehnoloogia. See peaks järgmisest aastast ikkagi olema müügis täitsa igast endast lugupidavast elektroonikapoes. Meil on tulnud üks kiri on tulnud seoses selle wifi otsimisega, aga siin ei ole pigem on see, et ongi inimene on saanud endale vale wifi ja ei saa enam seda nüüd, ei saa lahti enam sellest, et mida nüüd teha. Aga meil on see näitlik õppevend oli olemas, et mulle tundub, et ei ole vaadanud algusest saadik väga põhjalikult meie saadet. Ükskõik, mis probleemid on arvutiga, kui on laua arvuti. Kohe see lahti, siis on siuke must teip siin. Just. See on pandud see ülesse. See on ülesse, siin kuskil all peaks see wifi nupp olema. Vajutate korraks nagu seda peale ja kohe teip peale. Ja kohe tahan kinni. Ja kui on ikka sees, jah? Aku tagant ära, Aku tagant ära. Kaugele minema seda. Vale wifi on läinud. Nii lihtne see ongi. Ja juhtmed kuuse külge. Aga me läheme siit muusikalisele pausile ja oleme tagasi uue teemaga varsti, et kuidas rääkida nii, et keegi mitte midagi aga nendele tublidele seljakoti reisuhuvilistele tahtsime öelda, et kuivõrd see rubriik on osutunud nii populaarseks, siis järgmises saates me räägime sellest, kuidas minna seljakotiga reisima Lõuna-Ameerikasse. Jah, või lähme isegi sinna. Vaatame. Täpselt. Kaotused on raske, kuid küll leisma võitu saab.
oleme tagasi, et kes ei tundnud veel ära, see oli noor Anne Veski, kes meil laulis justus. Või tema tütar. Jah, või mõlemad. Nii, järgmine teema on siis ka vaataja küsimus, et Eimar loeb selle ette. Loen küsimuse ette. Väga tõsine küsimus. Kirja on saatnud Lääne-Virumaalt Linda, perekonnanimi Tere Linda. Ei ütle. Kes Linda S. Linda S. Lääne-Virumaalt. Siis on 2 vokaali ja lõpus on G. Et kui te vaatad vokaalid, siis esimesed on ei ole. Ei ole, tähestiku 2 esimest tähte. Nii, mis Linda küsib? Linda küsib, et tal on plaan, et ta kavatseb kandideerida kohalikele omavalitsuse valimistel väga hea plaan Linda. Siin on veel aega. Ja 2 aastat taga tasub valmis olla. Ja Linda mure on selles, et talle heidetakse tihti peale ette, et ta on nagu liiga selgesõnaline ja see ei sobi poliitikas, et ta tahab õppida, kuidas rääkida nii, et keegi aru ei saa. Ja sa oled pöördunud väga õigete... Aga samas, et kedagi ei solvaks. Meeste poole. Väga õigete meeste poole pöördunud. Hea on see, et sa soovid kandideerida kohalikku omavalitsusse, sest mitte kohalikku omavalitsusse ei ole mõtet kandideerida kuskile Taani seda. No, täpselt. Aga ütleme, et sellise rääkida nüüd sellest, et kuidas keegi aru ei saa, siis... Toome lihtsalt näite kõigepealt. Toome lihtsalt näite, et mina näiteks küsin Juhani käest, et tere Juhan, et mis kell on? Ja mina vastan, selline ta on, tee mis sa tahad. Ja võib veel täiendada, et ega ta palju ei ole ja ega ta vähe ei ole. Samas ei ole vähe ka. Põhimõtteliselt sa räägid, kogu aeg räägid, et mingit vahet sisse lase. Tee mis sa tahad, nii ta on. No just, proovige minu küsida, mis kell on. Mis kell on? No mis kell on tõesti, mis küsimus on? Väga hea küsimus, mis kell on. Ja hea, et te minu käest seda küsisite, mis kell on. Oleks te küsinud mõne teise käest, mis kell on, ta poleks võib-olla teadnudki, mis kell on. Kell on erinevad igasugused, aeg, ruum, kõik on kellana. Sa tõid just väga nüansi, ise pead uskuma seda, mis sa räägid. Et sa pead olema... Jaa, Linda, sa pead uskuma südamest. Linda, me räägime sinuga praegu. Et sa tead, millest sa räägid. Ükskõik, sa võid ükskõik millest rääkida. Nii ta on. Ja olulised märksõnad tee, mis sa tahad. Hästi hea on ka näiteks lugeda näpu peal üles, et mul on 5 näppu, esimene näpp, teine näpp, mida rohkem sa süksid liigutusi teed, seda usutavam see jutt on. Isegi Päts ütles ju niimoodi oma valimistel, rahvas, vaadake, mul on 10 näppuna, tema ei varje, ma ei varje teie eest, mitte midagi. Ivan Orav on. Kuule, aga teeme ühe sükene nagu näitliku veel sükse tunni, et proovime kõik nagu veel, et see on nagu kõrgem tasem, Linda, et me näitame lihtsalt sulle ette, et sul on meil aega arendada, räägime kõik nagu kolmekesi niimoodi, et me ei saa mitte midagi aru, põhimõtteliselt, aga räägime. Kusjuures me ei anna isegi teemat ette, sest et siin antud olukorras ei ole teema, tähendab isegi on parem, kui ei ole teemat. Jah, no mina hakkan siis rääkima. 3 peale hakkame olema. Normaalne on isegi, et aga loeme nagu 1, 2 ja siis keegi hakkab 2 poole peal juba rääkima. Mida varem hakkad, seda parem. 2 ja me hakkame juba ja Eesti suusatajate kohad on võib-olla viimasel ajal jäänud tagasi öeldikuks maailmakarika etappidel ja esikümnesse mahtuajad ei ole praegu praktiliselt üldse olnud. Täpselt õige, Seimar, väga hea ja kus oleks ka hea tähelepanek Juhan sinu poolt, aga ma ise samamoodi ütleksin täpselt samamoodi nagu teie. See ongi ajastamine. Et segadust rohkem tekitada. Natuke tõmbad ära ja siis tõmbad otsad kokku ja tõmbad kõik nagu enda peale ja siis nagu ise ütled lõpuks. Et sa võib-olla isegi ennetadki, sa näed, et teine hakkab küsima, sulle sa hakkad rääkima ja samal ajal ja siis teeb pausi nagu, et sa teed ka pausi ja siis kohe paned uuesti järgi. Aga... Oluline asi on veel see ka, et tihti peale, kui inimesele öeldakse, et kuidas rääkida niimoodi, et keegi aru ei saa, ja siis sa arvad, et sa hakkad niimoodi mummerdama niimoodi räägid. See ei kõlba. See ei kõlba, see ei ole see. No alustuseks tegelikult, kui sa ei saa kohe... See on nagu harjutamine peeglis. Ma
ma näiteks küsin teie käest, kas banaalse erutatsiooni vaatevinklist võib individeerida abstraktse mõtlemise kriteeriumid? Väga hea küsimus. Väga hea küsimus. See on juba vale. Mina ütlen väga hea küsimus. Absoluutselt. Ja sa oled täiesti õige inimese poole pöördunud. Ma ütlen kohe sulle, mille pärast teeks. Seda esiteks, on ju. No võt. Vaata, õpi Juhan. Aga ära mämmerda. Saad ka võib-olla kunagi kuskil kandideerida. Aga tegelikult on see, et kui sa küsid mu kas selle sama küsimuse praegu, siis ma küsin vastu su käest, et aga milline on sinu korporatiivne kapatsiteet? Ja tõmbas tagasi kohe. Ei, väga hea, samamoodi, lihtne näide, Linda, väga hea, Juhan, et sa küsisid minu käest selle kapatsiteedi kohta. Korporatiivne kapatsiteet. Seda enam. Ja alati tasub öelda, seda enam. Jah, põhiasjad, Linda. Selline ta on, tee, mis sa tahad. Põhiline, alati tuleb öelda, väga hea, et te küsisite seda. Siis teine asi oli, see on tõesti hea küsimus. Annad talle ka nagu ütleme, et nagu austust. Ja siis, et mina olengi kõige inimene vastama. Ja selle aja siis, kui sa neid asju nagu ütled, siis sa tegelikult sul pool aju peaks juba hakkama mõtlema seda, mida sa hakkad ütlema. Siin ongi, tegelikult on nagu delfiinitaju. Teate delfiinitaju või? Delfiinitaju on tegelikult pooleks. Ta käib, pool aju magab, siis ta käib veest väljas vahepeal õhku hingamas ja tuleb tagasi. Ja siis aju pooled vahetavad. See on kasulik nipp, kusjuures ma olen ise pealt midagi sellist mõtlema. Kusjuures ma ise mõtlesin, et ma olen praegu harjutangi seda, et mu pool aju magab ja siis teise poolega ma käin lihtsalt ma arvan, et see on meie järgmise saate üks põhiteemasid, et kuidas pool aju magab ja teine pool on üleval. Kui mõned sõbrad näiteks või naine mulle vaatab, et ma ei ole täna nagu see, siis ma tegelikult pool aju magab. Ma ei ole nii terav pliiats, aga ma saan ikkagi aru. Ja kui tekib vaidluse moment, siis tuleb ikkagi öelda see, et tee, mis sa tahad. Selline ta lihtsalt on. Nii ta on. Alguses harjuta siis peegles lihtsalt seda mömmerdamist, siis pane sinna mingid sõnad sisse. Artikuleeri puhtalt, ütle sõnad välja, aga samas... Vaata selgelt otsa, nooguta. Pole midagi lihtsamat kui kuskil kandideerida, eriti omavalitsussesse. Kusjuures kasulik on ka, võtta sõnaraamat ette ja loe mingid sõnu lihtsalt. Jah, mingi keerulised sõnu, kui siin Juhad ütles kapatsiteet. Kapatsiteet on väga... Ta on nagu pasteet, aga tegelikult on kapatsiteet. Ja kui keegi tuleb, hakkab sulle rääkima, et jah, et mina arvan, et ka vallas on nagu mured on ikkagi halvasti ja... Väga hea. Ei. Ära siis väga hea ütle tegelikult. Võid öelda väga hea. Väga hea, jah. Et keegi mõtleb ka nii, nagu mina mõtlen. Või siis ütled ka lihtsalt sama. See on ka hea lihtne. Kui sa midagi tuled, siis alati võid öelda sama. Keegi tuleb, mis kell on, ütled sama. Täpselt minu mõte. Nii, kuidas see aeg on, et kas on veel meil küsimusi tulnud? Küsimusi on palju tulnud, aga ega me neid kõiki täna nagu vastata, et... Ma arvan, me peaksime tegelikult võtmagi eraldi vist päeva, ma arvan, esmaspäevast teisipäeva lõunani läheb meil ära, meil on nii palju küsimusi tulnud, et seda tuleb hakata võtta eraldi toimetaja, kes siis sorteerib ära küsimused kõigepealt tähestiku järjekorda, siis teemade järjest. Saadki küsimusi. Aga tõmbamegi siis selle, kuidas rääkida nii, et keegi aru saa teema kokku, lähme väiksele muusikalisele palale ja tuleme sealt välja teemaga, kuidas teha ise laktoosivabasid tooteid. Selline ta on, tee, mis sa tahad. Tee, mis tahad, ja meie poole pöördusite. Sama. Lapsepõlvest alates mind kas või mama löö. Ma olen kaua elanud ja juba täitsa mees, et justu juures häirib mind, et tal on augud sees. Endal aega tagasi, kui meil rajooni poes on justuletist neiu noor, ei miski enam loe. Küll maksin mitu aega peab, mis nime kannab ta, kui ükskord morstileti tagant hüüti Julia.
klasteris kõik kohad juustu täis. Ma vastasin, et iga juust on mulle kallis siin. Kõik korraga nad Juliale ükskord kinni viis. Julia, ei juust mõtelda saa. Julia, mõtelda muust ei saa. Sind ainult kaupluses näin, juustu kui müüd, seepärast käin iga päev. Lehti ees nüüd, sind ainult kaupluses näin, juustu kui müüd, seepärast käin iga päev. Lehti ees nüüd. Ja oleme tagasi. Tere, tere. Ahoi. Meie tänane siis viimane teema on ja teema püstitajaks on Janne, kes töötab Soomes. Ja Janne, vabandust. Janne, jah. Ja tal on mure, et soomlased armastavad väga palju laktoosivaba tooteid. Jah, Neid pole eriti saada seal. Ja või on väga kallid. Või on väga kallid. Ja meie siin õpetame, kuidas teha ise laktoosivaba. Eestlane on hakkarahvas. Jah. Eestlane oskab ise teha laktoosivaba. Mis kõige lihtsam meetod on siis? Kõige lihtsam meetod, mida mina, see läheb vahepeal tuli ära, et kõige lihtsam mõte, tähendab, kuidas teha laktoosivabast. Tooted on kriidist. Kriidist. Kooli lähed paekivist. Võtan paekivi, panen selle blenderisse või potti ja natukene surista käib läbi, joon seda vett ja ongi vett võib panna vees, ei ole mingit laktoosi. Ja kriiti saadke, las laps toob koolist. Koolist, jah. Tõmbab tahvli selle ära. Aga ütleme niimoodi, et kui ei ole nüüd kriiti võtta või ütleme lõuna... Markeri sobi muidugi, kui on tahvel markeri, kes ärge võtke. Näiteks setut tahavad teha, Setumaal väga palju seda paekivist ei vedele. Seal on setusid. Seal on natuke teine metoodika. Et igas korralikus modernses elamises on ju kipsplaadid on seinas. Vaikselt, ütleme, teleka taga seal põhimõtteliselt pole vaja. Pole palju vaja. Võtad selle kipsinoa, tõmbad ruudu sisse, plaaditükki välja, blenderisse, vesi peale ja juba sellest saab ju kõike teha, saab sõira teha, mingit laktoosi kohupiima asju või teine, näiteks kui kapp seisab kuskil või juustu, laktoosiga kõik võib ju välja lõigata kipsitükid kapi tagant ja tihti peale võib lõigata küll ega üldiselt see ega see ei puuduta ainult ju laktoosivabu tooteid, see puudutab tegelikult ju ka erinevaid dieete on olemas ju paleodieedid ja vegaanid ja asjad, et paleodieet ju kõige lihtsam on see, et sa lähed välja, vaatad ilusad siuksed killustikutükid graniidist, ümmargused, korrad ilusti kilekotti, koju, teed kastme peale ja suurepärane paleolihakaste. Aga kuidas teha laktoosivaba õlut? No see on samamoodi ikka kriitist. Kriit ära, pärm sisse, suhkrut, ütleme niimoodi, siis ei kasuta. Suhkru asemel... Suhkruasendaja. Suhkruasendaja, jah. Laktoosivaba suhkruasendaja. Laktoosivaba suhkruasendaja. See peaks olema siis... No asendage mingi asjaga ära. Asendage, ta võiks värvi poolest üks sarnane olla. Ega tegelikult suhkruasendaja iseenest mõiste ütleb ju kõik ära, see tuleb ära asendada. Näiteks, kui sa tahad juua kohvi ja suhkruasendajaga, siis sa asendad see suhkru ära. Sa võid ta nagu asendada tegelikult konjakiga. Jah, sest tegelikult ju... Sellisel juhul on ta asendaja. Kui sa soovitan isegi alkoholiga asendada, tegelikult see on päris hea nipp, sest alkoholis ei ole mitte mingisugust laktoosi. Kui sa ei joo just seda, mis on piimalikööri, vaid seal võib olla.
munaliköör. Kooreliköör, jah, ütleme. No kooreliköör on ju peilis kohe. Ütleme, meie nagu spetsialistid soovitame tegelikult ikkagi asendada kõik siis alkoholiga, mis on tervisele kasulik, esiteks laktoosi vaba. Tahad juua piima, vahetad ära. Ega tegelikult ju söömisel ongi see, et see visuaalne efekt, et see annabki sulle ju 80% annab silmaga vaatamine, jah. Et peaksid olema enam-vähem sarnased nagu tooted, et kui me ei sööks silmadega, siis me võiksime ju kõik asjad püreedeks lasta, kõik olekski mingisugused rohekaspruunid pastad, me sööksime neid ja oleks kõik korras, aga tähtis ongi see toidu presentatsioon. Ja ongi see, et lihapall, võtad ilusa punase graniitkivikse, teed kastme, võtad kipsi, blenderist läbi veisi peale, piim, jogurt. Ütleme Soome linda, et Soome tegelikult peaks kipsplaati täis on, kõik eestlased panevad Soomes kipsi. Satsub sebida mõni tuttav ehitaja. Kuuled kuskilt eesti keelt ja küsid, kus eestlasi on, laks, mõni eestlane seal, et põhimõtteliselt see on sama lihtne, kes ütled, tere, anna kipsi. Ta kohe annab sulle. Näiteks ja tegelikult kips on veel kasulik mitte ainult siis selle laktoosi asendamiseks, vaid tegelikult ka need, kes ei taha gluteeniga toitainet süüa, ehk siis need on siis jahusamisse gluteeni ja siis samamoodi lihtsalt ära vett pane. Võta lihtsalt seda pulbrit, see on veel lihtsam nagu. Kipsi, jah. No ehituspoodis saab pakiga ka, 25-kilosed pakid, 50-kilosed pakid, sa võid lasta 1000-kilose lihtsam on ikkagi, kui oled Soomes võtta eestlase käest. Ja õllega samamoodi, roostusest anumast, sükest punakas pruuni vett, väike mull sisse. Aga samas, kui tahad õlut asendada, mina õlle asendaksin viinaga. Võib-olla tõesti, jah. Ka jällegi kasulikum. Vaat eelmise aasta saadetes oli selline teema meil üleval, et ei olnud ühel inimesel, ei olnud pohmakat ja teisel jällegi oli pohmakas, et nüüd järgmises saates, mis toimub veel selle aastanumbri, siis kindlasti näitame ka praktiliselt ette siin meil stuudios, et kuidas endale korralik pohmakas saada ja hankida. Aastavahetus on ju tulemus, sa ei taha ju, et ma olen nüüd kuusale joon ennast purju ja pärast ja sõbrad naeravad. Ja mul polegi pohmakat. Et parem on ennem kohe nagu praktikas ära proovida, kuidas need asjad käivad ja siis tuleb alustada varem pihta lihtsalt, jah. Vaat selline see saade meil siis saini videona. Ütleksin siis enne seda, kui Juhal näitab meile lendamist ja läheme oma viimasele muusikaloole, ütleksin kui meie uue vanasõna ära, mille me ise siin välja mõtlesime, et parem on olla tark ja terve, parem on olla rikas ja terve kui vaene ja haige. Nii et meie poolt siis ja veel loomulikult siis kuskil siin lehtede all servades on igasugused like-nupud ja südamekesed ja kõik, vajutage kõikidele peale ja tellige ja saatke meile mingisuguseid komme ja asja. Ja ootame teie kirju, kõik, mida te soovite, võime siin kohapeal korraldada projekte, ei ole probleemi, aga minu poolt siis head aega, Juhan näitab meile lendamist ja ma tahtsin veel omalt poolt öelda, tee, mis sa tahad, selline ta tuli. Sama. Jah. Ja lendamiseks tuleb teha ennast õrnaks ja pilvede poole aina lennata ja lennata.
me laulame.